Seoses Eesti kirjanduse päevaga 30. jaanuaril on minul üks mõte, mis oleks, kui teeks sellel pidulikul päeval kummardusega niinimetatud juurtekstide poole. Ma pean siis silmas vanu rahvajutte. Ja ettepanek on niisugune, et me võiksime kinkida sellel päeval kellelegi, keda me usaldame. Ühe rahvajutu, mis meile väga meeldib, mida me võib-olla ise tahaksime väga kingituseks saada. Võime rääkida kolleegidele, sõpradele, no ma ei tea, tennisepartnerile. Vahepeal pead mängu kinni ja ütled, tead, ma tahtsin sulle teha ühe erilise kingituse. Ja seda kingitust võib ju pakendada ka väga omamoodi. Võib muidugi jutustada, võib ette lugeda, võib meili teel saata, aga isegi posti teel võib saata. Kohe ostate kirjaümbriku ja mark sinna peale ja lähebki maale, vanaemale. Isegi naabrile võib saata. Ei olegi marki vaja, panete postkasti. No, kui on muidugi sõbralik naaber. Miks mitte näiteks mängida geopeitust, et annate kellelegi edasi ühe niisuguse teate, et vaat kusagil seal ja seal on üks must maja ja sellel mustal majal on must uks ja selle musta ukse peal on must kinnas. Ja vaat selle kinda sees on, kui keegi juhtub niimoodi imelikult vaatama, siis ajage minu kaela kõik, ütelge, et see Piret Päär käskis teha nii, et siis on natukene kõik paremini. Ja Facebookis MTÜ Jutumaja kodulehel võite ennast ka kirja panna ja mine tea, võib-olla sellest sünnib niisugune tore kogukond, kellega võib-olla teine kordki ootamatuid ja vahvaid asju ette võtta. Sest ma ütlen teile, vabakutselisena on minu jaoks kõige raskem see, et sul on nii palju ideid, mida kõike teha. Aga sul lihtsalt ei ole jõudu ja võimu ka, et nendele ideedele tiivad anda. Aga vaatame, kuidas selle Eesti kirjanduse päeva ja rahvajutulise kingitusega meil läheb seekord.